on 3 asja, mida tema peab tegema. Ta peab tegema tööd, kaitsma oma peret ja kaitsma oma kodumaad. Tal rohkem funktsioone ei olegi. Vesi otsa Lättest. Kud on? Normaalne. Ei ole aega vitt. Vanamees pandi kinni ja emal võeti vanemlikud õigused ära. Ja siis nad ei olnudki varianti. Jaotuspunkt ja lastega. Siin oli iga hommik tõusid üles teadmisega, et sa pead enda seisma. Põhimõte oli väga lihtne. Sure ära või saa tugevaks. Väga paljudel jäeti see nii kõva jälje, et need vennad tulid vanglasse, läksid kogu aeg. Aga väga paljud õppisid hakkama saama aga üks asi sai selgeks, et kui sa ise ennast ei aita, siis keegi sind aitama ei tule. Осужденный Кыровым, на выход с вещами! Ma tulin vanglast välja esimene kord, kui ma alaealine olin. Ega sul tööd ega midagi ei ole, kuskile elama minna pole. Sul ei ole pennigi nii-öelda tagapalgesse lüüa, kõht on tühi. Mõne päeva ma hulkusin ringi ja mõtlesin oma sitasse elu üle järele ja siis ma läksin alalisest asjast komisjon Niine tänaval. Marssi siis teisele korrusele, kus need inspektorid üle korrapidi lao pealt võtsin käerauad ja läksin panin ennast radiaatori kinni kõr-kõr, laua pealt võtsin karafini, lõin põhja alt ära, tegin sellest endale korraliku roosi ja ütlesin niimoodi, mina siit ennem ära ei lähe, kui te mulle leiate töökoha perse, miks ma pean vargile minema. Ja siis ma istusin öö läbi selle pilt, valvas mind. Ma ennast kedagi ligi, ma ütlesin, ma olen lantras, ma lõikan su ära. Järgmine päev lõunaks oli töökoht olemas. Mina tean teda nagu ülitööka inimene meesena. Ega meil vabu päev ei olnud. Ja ega mingi 14 tundi tööpäeva ei olnud üldse imelik. Me tegime kogu aeg töö. Sepast ma kuulsin siis, kui ma kooli läksin. Väga paljud olid temast legenda, väga palju. Ja ma teadsin, ma tahan väga hea meistri käe all õppida. See vägi tulebki sellest mehest endast. Meist on saanud nagu head sõbrad. Me oleme näinud küll 3-4 korda selle aasta jooksul. Ma olen tal külas käinud mitu korda seal ja võtnud temaga koos viina ja rääkinud. Helistab tema mulle või ütleme kas või paar sõna ja tunned, et kohe siuke hea kerge olu tuleb. Ja nii ma tunnengi seda väge kuskilt temast, et mul on abidest. See mõõkatööd siis saan juures olla, õpetad mind? Saab. Kuigi vanarahvas ütles, et sepatööd ei tohi üldse teha, kui sepi koos naisterahvas on. Aga tänapäeval see enam ei kehti ja muidugi saad, mis siin ei ole mingit muret sellega. Mina olen hästi palju aastat vangis istunud. 18,5 aastat kokku. Nüüd ma olen 5 aastat vabaduses olnud ja nüüd ma olen siis nagu teine inimene. Ma võitlesin vanasti võimudega ja ma olin nagu lollakas natuke ja ma ju läksin selle, et ma lõin kirvega miilitsasin samas oma talus ja ma tahtsin ta maha lüüa, aga ma lõin kogemata siin samas oma talus, lõin ment seisis ukse peal, ma lõin keset pead ukse piida sisse, ma tahtsin ta raisa maha lüüa. Jaa, türre ots. Siis kui ma koolis läksin nagu registreerima seda praktikat ja ütlesin, et ma olen sepatöömüüjate praktikale, siis minu õpetaja ütles, et ta sööb mind elusalt ära. Sest tal on nagu siuke väga, ma ei tea, kuulsus, et ta on hästi karm kõigiga, mis on ilmselt nagu põhjusega. Ja siis ühesõnaga ma tulin siia
ja noh, selles suhtes esimesel päeval Tom pani mu kohe istuma, et mitte midagi ei teinudki, teised rääkis minuga juttu nagu, et noh, ta tahtiski näha, et millega ma tegelen ja kes ma olen ja nii edasi. Ja siis ma jäin tema juurde õpilaseks ja olen siiamaani. Aasta tagasi lõikasin ära selle. Enne keemiaravi. Ma ei tahtnud lihtsalt, et mul ükshaaval nad maha kukuvad ja siis jääb lihtsalt võre. Ma tahtsin, et kõik juuksed alles jääksid. Siis me tüdrukutega mõõtsime ära ka selle 65 senti ja 120 grammi. Siuke jäme oli. Mul ei ole lihtsalt praegu võhma, et seda trenni teha. Et ma väsin kiiresti, et need tabletid, mis mulle peale on pandud, need ikkagi, noh, ma olen võib-olla selle aastaga mingil määral toibunud, aga ja see liigesed ei ole mul ka nüüd kõige paremas korras. Meil eelmine suvi käis Hispaania õpetaja ja meil oli esimest korda tunnid selle pika sabaga kleidi tehnikaga õppimisega. Et see on nüüd see asi, mida mina tahan ära õppida. Üks tants vähemalt selle pika sabaga kleidiga. Väga hommikune rituaal siis. Mina ei suuda neid nii korralikult läbi kammida ja ma olen närvi. Sa kisud neid, sa kisud puruks ja mul on lihtsalt professionaalsel inimesel on valus vaadata, kuidas seda asja valesti tehakse. Ma ootan, et külma raisk. Palume omale väge maailmalt, kes on meile söe, leiva ja raua andnud. Palume omale väge, oma rahvale, omale perele. Annaks meile väge. Võidelda selle eest, et meie maa ja rahvas püsima jääks. Mina palun Ilmarist ja maa-aluseid. Ja annaks mulle tööd ja leiba. Muud pole midagi.